Eelmisel nädalal tegelesid valimiskomisjonid üle kogu Eesti häälte ülelugemisega. Esmaspäeval 23. oktoobril Kohtla-Järve linna valimiskomisjon võttis vastu otsuse volikogu liikmete suhtes, samuti ka asundusliikmete ja mandaatide registreerimise kohta. Teisipäeval kuulutati välja ametlikud valimistulemused. Esimene volikogu istung toimub 27. oktoobril kell 10 ja selle viib läbi linna valimiskomisjoni esimees. Palju oli kaebusi valimistulemuste suhtes? Ei ole palju, see on sellised tavalised kaebused olid, et inimene näiteks ei saanud valijakaardi kätte, et siis kindlasti helistame ja seletasime, et kuidas siis käituda sel juhul. Palju oli kehtetuid sedeleid? Kokku valimisringkonna protokolli alusel, et meil on kehtetud 134 ja eraldi, et siin on toodud ka rikutud sedeleid, et 43. Ja vahe on sellest, et kui inimene hakkab kirjutama siis teatud hetkel, et ta mõtleb ümber, et parem kui ta tuleb tagasi ja tagastab oma sedeli ja selle asemel talle antakse kindlasti uus. See ongi rikutud. Kui inimene lihtsalt parandab ka kohe kabiinis ja siis hääletab niimoodi, see sedel on kindlasti kehtetu. Sellepärast meil on päris palju ka kehtetuid sedeleid. Miks seekord oli valimisaktiivsus nii väike? Võime kindlasti arvata, et see võiks olla ka seotud jaoskondade moodustamisega, et sel aastal meil on täiesti moodustatud need uued jaoskonnad, sellepärast inimesed lihtsalt ei teadnud, et kuhu minna. Et vaatamata sellele, et neile kõikidele oli jätestatud, vähemalt enamus inimestest said need valijakaardid kätte ka.